Tere! Alar jälle siin ja näitaks teile täna ühte huvitavat e-sigaretti, mis koosneb Joyeteki Espion Silk akust ja Joyeteki Cubis 2 aurustist. Aku ise on sellise huvitava välimusega, tal on hästi mõnusa tunnetusega kummist ümbris, mis samast kaitseb ka põrutuse vastu. Aku ise on hästi üllatavalt kerge. Esimest korda, kui ma ta üldse kätte võtsin, siis ma hakkasin mõtlema, et kuhu see aku element sisse käib, sest siin küll akut sees ei ole. Aga aku on sisse ehitatud ja aku mahutavus on 2800 mAh ja rääkides, et kui kerge ta on, siis kogu see e-sigaret komplekt on 140 grammi võrreldes näiteks Smoki AL85-ga, siis see aku on juba raskem kui terve see e-sigaret. Cubis 2 aurusti on siis järg vanale heale Cubisele ja Cubis Prole ja nagu Cubistele kohane, siis neil on suur küttekehade valik. Cubis 2 on nüüd uued Pro CBF küttekehad, mis sobivad muide ka kõikidesse vanematesse Joyeteki seadmetesse, nagu näiteks Ego IO, need samad vanad Cubised ja ka näiteks Evic IO. Hetkel valikus on 3 erinevat küttekeha, on 0,6 oomine ja 1,5 oomine, mis sobivad suust kopsu ja on ka 0,5, mis sobib otsekopsu tõmbamiseks. Lisaks tal on ülemine õhuvool, see välistab igasuguse lekkimise ning tal on ka hästi selline mugav korgiga täitmine. Nii, ja näitan teile lähemalt mõlema toote pakendeid. Nagu näete, Espion Silki on saadaval oranžiga ning ka sellise beežika tooniga. Akul endal komplektis on aku ja USB kaabel. Rohkem midagi ei olegi. Ja Cubis 2 on ka saadaval nii mustaga kui ka roostevabaga. Ja Cubis 2 pakendis on kaasas igasugust nodi. Tal on 2 0,6 küttekeha, üks on juba sees, teine on kaasas. Lisaks on tal varuklaas, varuhuulik ja tihendid. Nagu enne sai mainitud, siis Cubise kork käib hästi kergelt lahti, kuid musta juures on nüüd selline väike probleem, et siin ei ole märki näha, aga roostevaba peal on see märk siin näha. Et märgi juurest alguses lükkate ja siis saab lahti teha. Et kui otsustate musta kasuks, siis kas või mingisuguse kruvikeere või noaga väike täkke siia teha, et vältida seda, et äkki tuleb kogemata katki. Et aurusti töövalmis saada, tal on küll siin küttekeha juba sees olemas, aga näitan igaks juhuks teile, et ülemine kork käib ära. Aurusti on siin küljes, õigemini küttekeha. Mõnikord küttekeha võib ka siia põhja külge kinni jääda, siis klaas käib ära. Võtate küttekeha ära või panete uue, panete klaasi peale ja keerate korgi peale tagasi. Kokkuvõttes siis Espion Silk aku ja Cubis 2 aurusti moodustavad väga mõnusa ja vastupidava e-sigareti. Cubis ise töötab väga hästi, auru tuleb palju, maitse on väga hea, 3 erinevat küttekeha, nendest igaüks leiab endale seal õige või siis hoopiski midagi vahelduseks. Aga öelge, mis teie jaoks e-sigareti juures kõige tähtsam on, kas küttekehade valik või näiteks akuelemendi vahetamine või hoopiski see sama kummist tugev korpus. Nii palju siis Espion Silgist ja Cubis 2. Varsti on jälle tulemas uus video. Jääge meiega. Tšau!